Tegelikult on juuksed meie jaoks olulised, aga mis siis, kui nad on õhemad, lühemad või mitte päris sellised, nagu me sooviksime? Täna räägime, kuidas üks väike muutus võib teha päris suure vahe. Minna-Mai, sa oled tegelikult minu parim sõbranna ja ma tean, et sa oled nõus sellega, et juuksed ei ole lihtsalt iluasi, vaid meie mõlema arvates on tegelikult, et mõjutavad väga palju meie enesetunnet. Jaa, väga. Minu jaoks on olnud juuksed juba väiksest peale väga oluline asi. Kunagi me võistlesime sinuga, kui meil on pikemad juuksed. Aga mul juhtus selline asi, et mul oli sünnitusjärgne depressioon. Ma imetasin 1,5 aastat oma last ka ja selle tagajärjel ilmselt keha oli vitamiinipuuduses ja mul hakkas tegelikult juuksed päris palju välja langema. Ja siis esimene asi, mis ma mõtlesin, panen keratiinpikendused, sest need on kõige levinumad, aga minule need kahjuks ei sobinud. Mis sul juhtus siis nii-öelda? Nad hakkasid nagu sikutama ja mul tekkisid sellised kiilakamad kohad nagu ja ma käin nagu peanaha hoolduses ka ja seal oli tegelikult näha, et mul on sellised bold spotid nii-öelda ja siis uurisin edasi, arutlesin ChatGPT-ga, et millised variandid oleksid, et mul ikkagi oleks pikad juuksed ja leidsin enda jaoks need ribapikendused. Kati, mis on üldsegi ribapikendus ja kuidas ta erineb teistest juuksepikendustest? Vaata, nagu nimi ütlebki, siis ta on ribana. Et kui keratinisalgud on kõik nagu üksikute salkudena, siis see on täisribana. Ja kui me ta pähe õmbleme, siis ta jääb ka nagu massjuukseid, mitte nagu salgud ükshaaval. Ja salkude puhul on see, et nad kinnitatakse iga salk ühe sinu oma salgu külge. Ehk siis kinnituskohti on hästi palju peas. Et kui me mõtleme, et sul on näiteks praegu 80 salku, siis seal on 80 kinnitust. Meie pikenduse süsteemi puhul on kuskil sinna ühele reale läheb 15 nagu kinnitust oma juustega ja seda ei sulatata, vaid lihtsalt kinnitatakse mikrorõngastega ja niidiga. Sa ütlesid, et õmmeldakse pähe. Mida sa täpsemalt selle all mõtled? No päris oma naha külge ei õmmelda, aga me tekitame siis juurde sellise niidiriba, mis on nagu pingul. Aga nendele naistele, kes kardavad, mida sa ütleksid? Et karta ei ole vaja, sellepärast, et on palju parem kui teised süsteemid ja ei riku oma juukseid ja pigem saab oma juuksed välja kasvatada nende pikendustega. Kui tihti hoolduses peab käima? Hooldus on kuskil 6-8 nädala tagant. Ja mis on veel keratinidega võrreldes selle hoolduse suur eelis on see, et need juuksed ei lähe hoolduses lühemaks, sellepärast, et seal, kui keratinide hooldusi tehakse, siis neil lõigatakse keratin maha ja pannakse uus keratin ja asukoht muutub juustel ja peab lõikama pärast nagu soengusse. Aga selle riba puhul ta pannakse lihtsalt täpselt sinna samasse kohta tagasi, kus ta ära võeti ja ta ei lähe lühemaks. Juuste kandmise aeg on tunduvalt pikem. Kati, mis juustega tegemist on? Tegemist on ikkagi naturaalsete juustega. Nendega saab täpselt samu asju kõiki teha, mida sa teeksid oma juustega. Toonida, värvida kergemalt. Nüüd ongi siis valmis see rida, kuhu külge me õmbleme siis selle riba. Et siin on näha, et need on ilusti suunaga veidikene ülespoole, et saab ilusti patsi teha kohe hästi kiiresti, kõrget patsi ka, et tõsta üles nii nagu minul on. Ja samas on siit vahelt nagu ta natukene lahti, et saab ilusti pesta siit ja ei ole mitte mingit takistust, et kuidagi siia jääks kinni mingisugust hooldusvahendit. Ma olen näinud seda, et ribapikendused pannakse punutise külge. Ja see on algupärane süsteem, kuidas see kõik algas, kogu see ribapikenduste maailm. Aga kui mina nagu hakkasin mõtlema, et millist süsteemi ma tahaksin kasutada, siis mulle see punutise süsteem väga ei meeldinud, sellepärast, et see punutis tekitab omakorda siia sellise paksu nagu punutise osa ja ta on täiesti tugevalt kinni siin peanaha nagu juures. Ei saa siit pesta vahelt ega pärast, kui seda lahti võtta seda punutist, siis on näha, et siin sees on nagu hooldusvahendite jäägid ja šampoon ja balsam. Ja samas ka ei meeldinud mulle absoluutselt see, et ta tekitas selle paksema osa siia. Et kui me siit vaatame, siis ta on nagu hästi nagu õhuke ja lame. Et see punutis ikkagi tekitas sellise nagu ebameeldiva siukse nagu kuhja siia. Kui nüüd keegi mõtleb, vaatab ja mõtleb, et ma ei tea, kas panna või mitte, siis mida sina ütleksid?
siis tuleb tulla konsultatsiooni ja meiega läbi rääkida ja enamus juhtudel ikkagi kindlasti panna, sellepärast et see tekitab nii palju klientidele sellist nagu enesekindlust, et mõned inimesed on mulle siin öelnud, et nad lausa võivad kuupäevaga paika panna, kuidas see juuksepikenduste panek nende lausa karjääri muutis, et nad said nii palju enesekindlust juurde, et kogu nende elu muutus pärast seda ja see on nagu päris reaalsed story'd, on ju. Ma armastangi seda, et ma saan pakkuda turvaliselt inimestele sellist väga suurt muutust, mis võib lausa nende elu muuta ja et tõesti selle tunni ajaga ma saan sellise efekti, mida ma kunagi ei saaks võib-olla värvides või lõigates, et ma näen tõesti, kuidas inimesed niisuguses nagu rõõmu eufoorias siit ära lähevad, et see on kõige suurem nauding minu jaoks. Et kui me nüüd vaatame siin seda riba, siis me näeme, et ta imiteerib oma juukse juure osa täiesti perfektselt. Et põhimõtteliselt, kui isegi see riba on näha, siis teda tegelikult ei ole võimalik nagu silmaga eristada siit juukse juure juurest. Ta on täiesti märkamatu siin oma juuste seas. Et see on ka hästi suur vahe. Keratiinid on palju selgemini nagu märgatavad, kui peaks olema mingi tuuleiil või mingisugune olukord, eks ju, siis seda ribapikendust sa ei näe, sellepärast et ta on nii sarnane oma juukse juurele. Eriti kui ta on värvitud nagu perfektselt nagu oma juuksed. No ma saan aru, et nüüd on valmis nii-öelda, jah? Jah, no nüüd on külge õmmeldud see riba, jah. Väga paksud juuksed. Kas on kuidagi raske ka? Meelega sakutan neid, aga keratiinid ju teinekord langevad välja niimoodi, aga siin seda võimalust ei olegi. Ei, jah, see ongi hästi suur pluss, et ta esiteks ta ongi nagu massjuukseid ja siis teiseks ta ei lange välja. Niimoodi, et kui mõnikord oled kuskil peol või seltskonnas, siis keratiinidega ongi see, et tuleb mõni salk lihtsalt kõikide nähes ära peast või neid õuduslugusid on need naised rääkinud päris palju, aga selle puhul on see, et isegi kui näiteks siit midagi lahti jookseks, siis ta jääb siia kinni nagu järgmise juurde, et ta edasi ei lähe, et see ei tule kunagi, teil ei ole niisugust võimalust, et ta tuleks täiesti maha või. No ongi valmis, ilusad pikad juuksed, tihedad ja neid saab hea on hooldada Balmaini toodetega ka, et nad püsiksid sama ilusad. Juuksed ei määra meid, aga nad võivad muuta seda, kuidas me ennast tunneme. Vahel piisab ühest väikesest muutusest, et ennast enesekindlamalt tunda.